Minu jaoks algas Ida-Virumaa ajalugu aastal 1995, kui ma tulin Tallinnast siia Kohtla-Järvele bensojaapetehasesse, mille omanikud on küll viimasel ajal vahetunud, kuid tol ajal ta kuulus ameeriklastele. Velsicol oli firma nimi. Seal algasin insenerina, siis olin insenerigrupi juht, projektijuht, tehase tootmisjuht, tootmishooldusjuht ja peale seda tulin põlevkivi peale. Tulin põlevkivi peale Viru Keemia Gruppi, kuid juba bensojaappetehases olles olin ma kindel, et ma Ida-Virumaal jään pikaks ajaks, mitte ei lähe tagasi paari aastapäeva pärast, nagu enamus mu sõpru ennustas. Ida-Virumaa on minu jaoks suurte võimaluste maa. See on koht Eestis, kus on kõige rohkem perspektiivi, kõige rohkem mastaapi, kõige rohkem tegutsemisvõimalusi ja tegelikult ka kõige rohkem privaatsust. Need on need põhjused, mispärast ma Ida-Virumaal elan ja mispärast ma siia tõenäoliselt ka väga pikaks ajaks jään. 10 aasta pärast on Ida-Virumaa kindlasti, kui jätta nüüd pealinn Tallinn kõrvale, Eesti kõige jõukam ja kõige paremini arenenud piirkond. Ja seda mitmes mõttes. Seda nii selles mõttes, et on hästi ja mõistlikult ära kasutatud selle piirkonna tööstuslik potentsiaal ja maavarade potentsiaal, kui ka selles mõttes, et inimestel on siin hea elada. Potentsiaali ärakasutamist on praegu ka. Selle potentsiaali rakendamist ja seda, kas ja kui palju ja kuidas inimestel on hea elada, seal on veel kasvuruumi.